Tere päevast, kallis kaasteeline ja mõttekaaslane Eesti Isamaal. Sest siin Hispaanias võib ühe käe näppudel üles lugeda kaasmaalasi, kelle poole ma saan pöörduda, kallis kaasteeline ja mõttekaaslane. Meeltes pulbitseb erinevaid niisugusi mõttemooduleid. Need on otse kui pusletükid, mida mingisugusel hetkel tunned, et nad nagu ühilduvad, nad jooksevad kokku, siis vajuvad jälle laiali, siis tõmbuvad kokku. Ja teinekord on niisugune vastapandamatu soov sõna otseses mõttes haarata kahe telefon ja nagu salvestada need mõtted, sest tunned, et nagu oleks tekkinud mingisugune selge kontseptsioon, nägemus olukordadest, asjadest, mille keskel me elame, mis kahtlematult on ekstreemsed, aina ekstreemsemaks lähevad. Paraku ei jõua alati, ei ole võimalus, see tekib mõnikord mul isegi kas uneootel just, sest kui hommikul ärkan, siis hommikud on väga raskeks läinud. Samas ühtlasi küsin, kas ka sul on nad läinud raskeks. Et tulles nagu teisest energeetilisest, vaimsest tsoonist, võiks isegi öelda diapasoonist, unefaasist, sa ju tuled kuskilt ja teadvus formeerub ümber siis sellesse reaalsusesse, milles me oleme. Ja mul on nad muutunud täiesti stabiilselt viimase paari kuu jooksul tohutult raskeks. Ärkan nagu sõna otseses mõttes tuumapohmellis. Ma tean, mis on tuumapohmell. Ma olen ju pudenud läbi raskekujulise alkoholismi perioodi oma elus, aktiivse alkoholismi. Nüüd ma olen passiivne alkohoolik ja juba 25 aasta elus jookseb ilma ühegi promillita, ei ole nagu põhjust ja vajadust olnud selleks. Aga ma mäletan ju neid tuumapohmelle, seda meeletult madalat enesehinnangut, seda tohutult süüdistuste koormat, mis on su peal, kui sa tunned ennast täiesti totaalselt mõttetuna, abituna, absoluutselt nagu praht. Ja hommikud on rasked, aga uneootel, see on siis ennem unefaasi minekut. Minul on see küll kuskil nagu vabal inimesel ikka, hommikul kella 4-5 ajal mõnikord. Siis on nagu lööb selgeks ja üldse öötundidel on eeter nagu vaba ja eks sa oled päeva jooksul ennast nii-öelda üles laadinud ja elu on täitsa elatav ja täitsa mõistetav, mis ümberringi sünnib. Et võt niisugused seosed. Ja siis tekib mõnikord niisugune tunne, et haaraks kohe telefoni ja nagu salvestaks oma nagu selle mõtte kontseptsiooni, mis on nagu peas formeerunud ja kõik paistab nii selge olema. Aga teinekord tuleb seda usus teha ja ma praegu tunnen, et neid pusletükke on hästi palju laiali, et nad tahaksid nagu kokku saada. Aga ma ei tea, kas see õnnestub. Mis ma tahaksin esteks öelda? Tahaks esteks öelda, et sõber, kui sul on usulised veendumused mingid, siis see on tohutult hea. See on nagu kõige alus. Kui sul on nagu selge kontseptuaalne Jumala tunnetus, mul on ta läbi Kristuse ja on olnud siis nüüd kõik need 34 aasta jookseb. Ja see on nagu alus, see on nagu algallikas. Ja kõik võimalikku informatsiooni, mida tänapäeval on päris rikkalikult, kaasa arvatud ka New Age'i väga, väga paljud, kui mõni kristlane nüüd seda kuuleb, siis ära kuku tooli pealt maha. Kuula. Sest eelarvamusjõud üle tunnetuse on inimese peamine vaenlane. Eelarvamuse jõud
üle tunnetuse. Minul on see vaenlaseks olnud pikki aastaid, eelarvamus ükskõik mille suhtes. Aga aastad on läinud, aastakümned on läinud ja lõputult tegeledes oma teadvuse korrastamisega, filtreerides kõikvõimalikke filtreerides filtreid, sest me koosneme hästi suures osas psühholoogilistest filtritest, millest läbi jõuab teinekord väga suurte raskustega see, mida ihaldab tegelikult iga inimene. Absoluutselt, nüüd ma jõudsin esimese niisuguse verstapostini, see on tõde olemise kohta. Seda igatseb absoluutselt iga inimene. Ja nüüd on lõputu hulk filtreid. Neid on meeletult. Neid filtreid, mida tuleb hakata filtreerima, sest üks osa filtreid peabki jääma. Üks osa peab jääma. Ja vastasel korral me oleksime otse öelnud idioodid, kui meil ei oleks filtreid. Need on esimeses järjekorras filtrid, mille nagu üldiseks pealkirjaks on hirmufoon. Kui ma ütlen, ma ei karda siin elus midagi, kui siis ainult Jumalat. See kõlab väga auliselt, on ju? Ma olen Jumala kartlik. Ma kardan Jumalat. Elavat Jumalat. See on ju samamoodi osa hirmufoonist. Hirm. Ma kardan Jumalat. Ma olen Jumala kartlik. Aga tal on hoopis teine aktsent, kui ma asendan selle kartuse ja hirmu millegi muuga. Ma kardan näiteks, ma kardan vaesust. Ma kardan haigusi. See oli nüüd väga hea pusletükk. Ma kardan haigusi. Me tuleme praegu saatana poolt lubatud suure võimsa ooperi teise vaatusesse. Esimene vaatus, mis vallandub 20. aasta alguses, 19. lõpus, Eestisse jõuab see siis kevad-talvel 2020. Hirm haiguse ees. Hirm gripi ees. See hirm saavutas sellise mastaabi. Enne olematu. Seda ei ole inimajaloos mitte kunagi sellist hirmu sündinud. Põhjus oli väga lihtne. Inimkonna käes on ülivõimas tehnoloogia, mida siis nüüd teatavad jõud asusid testima, mida sellega annab teha. Ja see töötas. Palju õnne, satanistid. Te saite oma megaprojektiga väga hästi hakkama. Tulemid te lööte kokku praegu neid arvusi, et kui suures ulatuses, millisel tasemel oli võimalik viia terve inimkonna teadvus läbi selle gripi. Eks esimeses järjekorras tuleb muidugi arvestada, et see on siiski regionaalne protsess, mida läbi viidi, sellepärast, et väga suured osad inimkonnast jäid sellest välja, aga võtame selle siis, kes oli sellesse kaasatud, kes on internetiseeritud võimsalt. Terved mandrid jäid välja, Aafrika jäi praktiliselt sellest välja, neil on jumal whatever, absoluutselt, nendeni see ei jõudnud. Väga suur osa Aasiast jäi välja, Aasia jaguneb ka paljudeks osadeks, aga saavutati hea tulem. Ka Lõuna-Ameerika jäi ositi välja ja nii edasi ja nii edasi. Venemaast rääkimata. Venemaal oli ta ka, käis lokaalselt, see hullustus haaras inimesed ja oli piirkondasi, kus kohas see absoluutselt ei kottinud. Muide, väidetavalt informatsioon ikka liigub siit ja sealt ja seda tuleb ka filtreerida, aga et ka Ukraina jäi suures osas välja. Kuna seal on niisugune kaos ilmselt valitseb, totaalne kaos, pohhuism täielik. Ma räägin 20. aastast, see oli mitu aastat ennem seda, kui sul siis nüüd kuumaks läks, nagu ta praegu on.
ja hirm haiguse eest, mis tapab. See läks väga hästi käima. Hirm haiguse ees, mis tuleb ja tapab. Aga ma asetasin esimesele kohale selle pusletüki Jumala kartus. Hirm elava Jumala ees. Ma kasutan elava Jumala, seepärast, et ka surnud Jumal on olemas. Planeet on tihedalt religioonidega täidetud, kus kummardatakse ja teenitakse ja manipuleeritakse surnud jumalatega. Ja see on täiesti ilmne, aga tegelega nad oma asjadega. Siin on jutt elavast Jumalast ehk vaimude absoluudist, kes juhib kõike seda varjude riiki, mis ongi tegelikult elu. Need on varjude riigid, sest see on ebapüsiv. Vaimumaailmas on asjad oluliselt püsivamad, aga siiapoole nad kanduvad varjudena ehk varjude riik on siin, mitte seal. Käsitletakse täiesti väärastunult seda, et varjude riik oleks nagu siis kuskil nagu teispoolsus. Ei ole, varjude riik on siin. See on materialistlik maailm, kus on aeg, ruum, mõõde, hillitseb aeg, ruum, mõõde, hillitseb ja hoiab meid nagu päris kenasti nagu karjaloomasi, hoiab selle planeedi peal läbi siis materialismi ja aeg-ruumi, sest me oleme ajalikud ja me suundume ajatusse tsooni. Nii et selles suhtes on ta Jumalast väga hästi disainitud kõik ja see tsoon nimega inimkond ja sellel karjamaal nimega planeet Maa on tegelikult korralik katsepolügoon, kus toimuvad mingid selektsioonid, toimuvad mingid mängud. Ja eks Jumal teab paremini seda, miks, milleks, mis eesmärgil see kõik toimub. Ja ma puudutasin 2 pusletükki. Ma võtsin neid natukene põhjalikumalt ette, vaatlesin. See on siis hirm oma täiesti erinevas konfiguratsioonis. Hirm, millest on kasu, mis säilitab elu, see on enesealalhoiu instinkt, see on intuitsioon, mille saavad Jumala kartlikud inimesed, kes tunnetavad, et olemine on võimas ja Jumal on kõikehõlmav, kõikehaarav absoluut. Ja nüüd vaadeldes seda hirmu versiooni nimega Jumala kartus, vaadeldes teda teise vaatenurga alt, hirm haiguse ehk surmava haiguse ees andis hoopis teise aktsendi. Ja see on nüüd ainult üks pusle tükikene. Ja siinkohal võib-olla lõpetakski, mõtiskleks oma hirmude üle, kus asetseb sinul hirmufoonis nagu tsoon number 1, mis on kõikehõlmav. Ma annan lihtsalt nagu mõne niisuguse nagu vihje. Need on need peamised hirmu faktorid. Hirm, et ma ei saa eluga hakkama. Hirm, et mind ei armastata. Hirm, et ma ei ole võimeline ise armastama. Hirm, et mul jääb täitmata missioon, milleks ma siia tulin. Need oleksid nagu järgmised osised, mida võiks kaardistada ja leida neile koht selles pusles, mis mõjustab meie teadvust. Sealt edasi järgmisteks on, kus kohas hirm moondub vihaks. Ja see on ääretult põnev.
sest kohe varmalt saan ma tuua viha olemusest 2 täiesti erinevat, mis on küll üks ja sama juur, aga nad on täiesti erinevas formatsioonis. Ja esiteks tooksin esile sellise osa vihast, mis juba oma kõlalt räägib endast kõik. Selle asja nimi on püha viha. Püha viha. Kust lähtub see üldse, see määratlus? Ma tean, kust see lähtub. See ei ole midagi, see ei lähtu kuskilt Vanast Testamendist. Vana Testament on täis selget vihkamist ja tapmist ja vägivalda, pettust, alatust ja reeturlikkust ja kõik. Vana Testament on täis. Ei, püha viha lähtub Uuest Testamendist ja ei kellestki muust kui Issandast Jeesusest Kristusest endast. Püha viha. Püha viha oli see, millega Jeesus templi sisehoovis, kus käis üks business, raha vahetamine, ohvriloomade müük, tuvide ja jäneste või jumal teab mille, üks business. Tollal 2000 aastat tagasi, täpselt samamoodi nagu ta käib tänapäeval. Religioonide raames on meeletu business. Business ei ole seal olematud. Seda ei ole vaja seletada. Sa tead seda väga hästi. Ja Jeesus, rahuvürst, inimene, mees, kellest luuakse tihti kuvand kui mingi olend, kes kõnnib maast 20 sentimetrit kõrgemal, hõljub niimoodi tiibade sahinal püha paiste ümber pea. Mida ta muidugi ei ole. Aga see ei puutu asjasse praegu. See on hästi levinud kujund. See sama mees jalahoopidega peksab laiali templi sisehoovis kogu selle businessi, kogu selle rahavahetajate ja kaupmeeste seltskonna koos nende müügilettide ja laudadega. See on päris korralik pogromm. Ja kui jalahoopidest ei piisa, haarab ta piitsa ja annab piitsaga sellele nii-öelda veel aktsendi juurde. Kogu seltskond on laiali pekstud ühe mehe poolt. See oleks nagu mingi Bruce Lee stiilne film, kuidas Jeesus jalahoopidega taob templi hoovi tühjaks. See jääb kaos. Kõik. Rahad on laiali loovitud, sisseseade, inventar on laiali pekstud ja suur osa seltskonnast on saanud korralikke niisuguse kerget kehavigastusi pitsa ja jalahoopidest. See on Issand Jeesus Kristus. See oli püha viha. Ja ta võtab selle kokku selle kuulsa lausungiga. See on mu isa kodu, see on mu isa koda, püha koda. Aga te olete teinud sellest röövlipesa. Viha, mille ees on remargiks püha. Püha viha. Laseme nüüd selle viha ümber tekkida niisuguse teatava ruumi ja vaatleme teisi formatsioone vihast. Äkkviha, vahkviha, kontrollimatu viha, juurdunud viha, rakutasandini, püsiv viha, vihastumine, äkitsene vihastumine. Kõige nende selle loetelu iga selle värvingu taga on narratiivid, psühholoogilised narratiivid. Ja need kõik on nagu negatiivse alatooniga. Tundub, et nagu oleks. No ikka ei ole ka päris.
Uues Testamendis on väga tarviline viide, see on Pauluselt, muutunud mehelt, kes ennem oli Saulus, kellest sai Paulus. Ja temale kuulub tsitaat, mis on arvestatavalt jõuline. Vihastuge, aga ärge laske päikesel looja minna üle oma vihastumise. Ta aktsepteerib seda, et vihastumine on normaalne, täiesti normaalne meele väljund. Aga ärge laske päikesel looja minna. No see on niisugune natukene saladuslik, võiks öelda esoteeriline, seda saab tõlgitseda mitmeti. Ehk viitega sellele, et teie viha ei pimestaks täielikult teadvust, et nagu teadvuse päike ei läheks looja üle teie vihastumise. Aga seal on teine ka väga oluline tõlgitsus ja mina olen seda üldiselt arvestanud ja olen proovinud, mõnikord see õnnestub, mõnikord mitte, et kui sa vihastud päeva raames, et ennem päikseloojangut ehk ennem kui päev lõpeb, sest ürgkalendri järgi ja käsitelu järgi lõpeb päev siis, kui päike loojub. Mitte mingisugune kell 12 ja mingi selle niisuguse kella leiutamise järel hakati seda tõlgitsema. Kui päike loojub, siis lõpeb päev. Ehk Pauluse viide on tõlgitsetav ka, või tema, mitte viide, vaid tema tees on tõlgitsetav, et proovige kuidagi viisi leida maandus oma päeval ilmnenud vihastumise üle, kas kellegi või millegi suhtes. Ma olen seda proovinud võimaluste piires ennem uinumist ära klattida ja kuidagi viisi leida talle mingisugune maandumiseks, analüüsin läbi, kui ma olen päeva jooksul vihastanud ja seda leiab päris tihti aset. Ja olen talle proovinud leida õige nii-öelda kanaliseerumise, et ta jookseks nagu maasse, et ta tühistuks, et ma ei lähe vihasena sinna sellesse unefaasi, et ma võtaks seda vihastumist kaasa. Mõnikord see on õnnestunud, mõnikord ei õnnestu. Viha. Luustunud viha, juurdunud viha. Need on juba saladuslikud, väga suure saladusega kaetud. Miks saladusega? Sellepärast, et täiesti võimatu on tuvastada nagu adekvaatselt, kas vihameel oma olemuselt on inimesele kaasa antud või ta lisandub mingisugusel eluperioodil otse kui mingisugune lisaseade. Vihameel. Selge ja konkreetselt määratletav vihameel, kus inimene tegelikult kannab, tal on kogu aeg aktiveeritud seisundis vihameel. Ja ma ei tea seda täpselt. Kui ma endasse vaatan, siis päris ausalt nii-öelda endast kõik välja kallates, ma leian, et mu vihameel on pool aktiveeritud seisundis. Pool aktiveeritud, aga ma jälgin teda hästi põhjalikult. Sellepärast, et ma ei saa teda olematuks muuta. Aga mul on jõudnud selge tõdemus, selge ja väga konkreetne tõdemus kohale selles, et vihameel kahjustab esiti mind. Ainult mind ja ainult mind. Ja ma ei taha, et mind miski kahjustaks. Sellepärast ma tegelen sellega. Aga ma ei ole sellega veel väga kaugele jõudnud. Nii et ta, nagu ma just määratlesin, ta on pool aktiveeritud seisundis. Sest põhjust selle aktiveerumiseks on piisavalt. Seda jagub. Et ei ole enam see aeg, mis oli siin aastat 15 tagasi, kui ma tõesti siiralt ja rõõmsalt vaatasin olemist enda ümber ja niimoodi päevast päeva ja kuust kuusse, aastast aastasse. Olin päris niisugune rõõmus, niisugune kunstnikoonu ja tegin oma maale ja sellega ma põhiliselt tegelesin, olin päris rõõmus ja tundsin sellest rõõmu.
ja ma ütlesin, et nii ongi, aga paraku see ei ole. See osutus siiski illusiooniks. On täiesti vihameel on mul olemas ja ta võib aktiveeruda ja ma tajun, et sellega ma kahjustan ainult iseennast ja ainult iseennast. Ja sellepärast ma tegelen sellega. Aga siinkohal võib-olla siis teekski väikse pausi, et muidu läheb seda liiga paljuks. Esiteks ei viitsi kuulata ja teiseks kaob mingisugune teatavus ära. Et parem on, kui mingisugust infot on vähem, aga ta on jõulisem. Ta on kontsentreeritum. Aga järgmises niisuguses monoloogis, mis äraspidiselt on ka dialoog, sest kui sa kuulad mind, siis sa ka iseendas vastad. Ja kuskil mingil tasandil ma kuulen sinu vastuseid. Jätkame samal teemal. Head päeva sulle.